Ubisofti fännid ei ole rahul. Prantsuse mänguhiiglane on komistanud ühest pettumusest teise. Skull and Bones kukkus läbi. Star Wars Outlaws ei suutnud saada selleks hitiks, mida Ubisoft nii väga vajas. Isegi Assassin's Creed ei ole enam see puutumatu jõud, mis ta kunagi tundus olevat. Mis siis juhtus? Igaühel on oma vastus, aga need võivad kõik olla valed. Mõned fännid süüdistavad woke kirjutamist. Tööstuse veteranid süüdistavad ületöötanud arendajaid ja paisunud juhtkonda, kuid need seletused ei anna täielikku pilti toimuvast, sest tegelikkus võib olla palju sünge. Kas Ubisoft püüab teha suurepäraseid mänge või on sellest saanud hoopis midagi muud, mida kujundavad välised huvid, andmete kogumine ja jõud, mida enamik mängijaid kunagi ei näe? Vastus sellele võib paljastada tuleviku, kus mängutööstus tootab ees oma Lehman Brothersi hetk ja kus mängijad lakkavad olemast kliendid ning muutuvad hoopis tooteks. Neile, kellel oli 2018. aastal Ubisofti aktsiaid, paistis kõik hästi. Prantsuse videomängufirmal oli suur hulk menukaid mänguseeriaid, sealhulgas Far Cry, Prince of Persia ja loomulikult Assassin's Creed'i sari. Üle 20 osa ja mitmete telesaadete ning filmide kõrvalharudega oli see üks tuntumaid kaubamärke videomängude maailmas. See oli ka üks suurimaid tegureid, mis viis Ubisofti aktsiahinna rekordkõrgele üle 102 euro aktsia kohta. Aga nagu iga Ameerika mägedel seit, on seal tõus ja siis meteooriline langus. 2024 aastaks oli Ubisofti aktsia kukkunud umbes 13 euroni, pühkides minema 87% aktsionäride väärtusest aktsial, mida paljud pidasid kindlaks panuseks. See on võrreldav olukorraga, kus sul on taskus $100 rahatäht, aga kui selle välja võtad, on see muutunud üheks kinopiletiks. Oleks lihtne arvata, et see on tehnoloogiatööstuse üldine kokkuvarisemine. Tegelikult ei ole. Kui Ubisoft kukkus, siis peaaegu kõik teised tõusid. Nintendo oli alates 2018. aastast pidevalt tõusnud ja tunnustatud mängukirjastaja Konami, keda peetakse Ubisofti rivaaliks, nägi oma aktsiahinna tõusu alates 2023. aastast. Seega pole probleem tööstuses ega mängudes. Asi on selles, mis toimub kulisside taga. Ubisoft on videomängu maailmas hiiglane. Lisaks originaalmängudele toetuvad nad tugevad olemasolevale intellektuaalomandile, nagu Star Wars ja Avatar, mille mängudes on palju tegevust. Ettevõtet juhib esimees ja tegevjuht Yves Guillemot. See on ka iseseisev ning saab teha oma kokkuleppeid konsoolifirmadega, kuid seda iseseisvust pole olnud lihtne säilitada. Ettevõte laienes pidevalt ja oli müügile avaldatud survele vastu pidanud kuni 2015. aastani. Siis üritas üks ettevõte sellelt selle valiku ära võtta. Vivendi, mõjukas Prantsuse meediakontsern, seadis oma sihiks mängufirma osana laienemispüüdlustest. See oli omandanud 10,4% osaluse ettevõttes ja Guillemot kartis, et see on kõik osa vaenuliku ülevõtmise plaanist. Kui Vivendi jätkas aktsiate omandamist teiste ettevõtete kaudu, suutis Guillemot edukalt koondada juhatuse liikmed, et Vivendi esindajad kõrvale jätta. 2018. aastal sõlmisid nad kokkuleppe, mis lõpetas igasuguse vaenuliku ülevõtmise ohu, mis oleks võinud külvata ettevõtte enda hävingu seemned. Vivendi oli pakiline oht, kuid ravi oleks võinud olla hullem kui haigus ise. Skandaalidest, pettumust valmistavatest mängudest ja kulukast ellujäämisvõitlusest räsitud Ubisoft pöördus Hiina tehnoloogia hiiglase Tencenti poole, et saada miljardite ulatuses investeeringut. Viimastel aastatel on see teinud Tencentist Ubisofti teise suurima aktsionäri. Mõned ütleksid, et just nemad on tegelik jõud kulisside taga. Nüüd võib Ubisoft sattuda pantvangi olukorda, kuid miks peaksid asutajad lossi võtmed ära andma? Sõda Vivendiga oli läbi, kuid Ubisoft ei suutnud üksi hakkama saada. Selle suurim aktsionär oli Guillemot's vendade ettevõte Guillemot Brothers Limited, mida kontrollis Ubisofti asutanud perekond. See on enamasti tehtud maksustamise eesmärgil ning annab asutajatele rohkem paindlikkust vara, rikkuse ja võla finantsvõimendamisel. Tencent, mis on aastaid tugevalt videomänguvaradesse investeerinud, on maailma suurim videomänguettevõte tulu põhjal ning neil oli silm peal Ubisoftil. 2022 aastal investeeris Tencent 300 miljonit eurot Guillemot Brothers Limitedisse, mis andis ettevõttele veidi alla poole investeerimisvõimu, 49,9%. Ubisoft on alati kaitsnud oma loomingulist iseseisvust, kuid see tehing tegi Tencentist koheselt ühe mõjukaima tegija ettevõtte tuleviku kujundamisel. Samal ajal sai Ubisoft endale tugeva finantstoetaja, samas kui Tencent laiendas oma haaret ühe suurima mängukirjastaja hulka. See tundus olevat võit. See võis aga tähendada ka Ubisofti surmaotsuse allkirjastamist. 300 miljonit eurot kõlab küll palju, aga tänapäeval on see vaid ühe Marveli kassahiti hind. Suured tehnoloogiaettevõtted võivad sellist raha loopida nagu peenraha. Ubisofti jaoks oli see aga meeleheitlik samm. Nad püüdsid päästa asutajatele kuuluvad juhatuse kohad. Nüüd leidsid nad partneri, kes oli tuntud selle poolest, et eelistab mitte sekkuda.
Tencenti ärimudel põhineb üldiselt vaikse partneri rollil ja kasumi lõikamisel. Tehingusse lisati aga mitu tingimust, mis muutsid selle enamaks kui lihtsalt investeeringuks. Sellest sai lausa abielu. Tencentile tähendas see tehing 8-aastast müügikeeldu, mis takistas Tencentil oma aktsiaid müümast. See oli mõeldud selleks, et kaitsta Ubisofti tagatoatehingu eest, mille käigus investorid oleksid ettevõtte kontrolli üle andnud. Ubisoft lisas ka kaitsemeetmed juhuks, kui ettevõte kunagi müüakse, lisades väljumisklausli juhuks, kui uus omanik võimu üle võtab. Kuna Ubisoft kaalus aktiivselt oma võimalusi, tundus see kokkulepe olevat kasulik mõlemale poolele, stabiliseerides ettevõtte tulevikuks. Kulisside taga oli Ubisoft raskustes ja tal oli väga vähe võimalusi. Pole üllatav, et ettevõttel on võlgu, kuid sageli on võlgade kuhjumine suure müügi või kokkuvarisemise eelkäija. Suurem ettevõte, mis suudab võla endale võtta, ostab selle ettevõtte ära ja saab kõik varad vastutasuks selle eest, et võtab enda kanda esialgse rahalise löögi. Kuna Ubisoft oli otsustanud mitte müüa, pidid nad välja mõtlema, kuidas oma praegustest võlgadest välja tulla, mis 2026 aastaks ulatusid $2,45 miljardit. Ubisoft oli nüüd ummikseisus. Nad pidid oma võla tasuma, kuid meetod, mida nad tavaliselt selleks kasutaksid, kiire müük, oli mitmel põhjusel välistatud. See jättis alles vaid ühe huvilise, Tencenti, kes soovis innukalt rohkem aktsiaid osta. Kuid kui Ubisoft soovis jääda iseseisvaks, pidi ta välja mõtlema uue viisi äri ajamiseks. Mis järgnes, on see, mida paljud mängurid nimetavad ettevõtte surmaspiraaliks. Kuna mängustuudio, mis oli tuntud oma hinnatud ajalooliselt täpsete eeposte poolest, hakkas tootma täielikku rämpsu. Aga kas Ubisoft tegi seda meelega? Ubisoft jätkas mängude väljaandmist oma tavapärases tempos ja mitmete nende ümber oli palju elevust. Üks peamisi valikuid oli Skull and Bones, mis tundus olevat kindla peale minek. See tõi Assassin's Creed'i ajaloolise täpsuse uude mängu. Mängijad sai tegeleda piraatluse ja mereväesõjaga avamerel. See taktikaline märulimäng pakkus realistlikku purjetamismehaanikat, mida polnud varem videomängudes nähtud. See oli uuenduslik, aga kas see oli ka lõbus? Mängu tuli mitu korda ümber kujundada, et täiustada selle võitlus- ja avastamismehaanikat. Lõplikus mängus jäi alles väga vähe algsetest purjetamismehaanikatest. Selle asemel keskenduti aardejahile, laevavõitlustele ja fraktsioonide sõdadele. See muutis selle vähem uueks mänguks ja rohkem lihtsalt ümberkujundatud Ubisofti klassikaks, mille tootmine maksis $200 miljonit. Pärast pikka arendusprotsessi, mille jooksul mängu esmakordsest väljakuulutamisest 2017 aastal kuni ilmumiseni 2024 aastal möödus palju aega. Sai see kehva vastuvõtu ja keskpärased müügitulemused. Ja see oli alles algus. See oli Ubisofti jaoks suur võit, kui Star Wars Outlaws 2021 aastal välja kuulutati. Sealt edasi kulges arendusprotsess üsna sujuvalt. Mäng avalikustati täielikult 2023 aastal ja jõudis lettidele 2024 aastal. Mängus olid originaalsed tegelased ning tegu oli avatud maailma röövimisseiklusega. Kuigi mäng sai mõnevõrra soodsad arvustused, peeti seda üldiselt vähe originaalseks ning paljud kasutajad märkasid sagedasi tõrkeid. Keskmised müügitulemused tõenäoliselt lõpetasid tulevased koostööd Ubisofti ja Lucasfilmi vahel. Kõigil oli oma arvamus selle kohta, mis oli süüdi. Paljud mängijad väljendasid oma pettumust Ubisofti viimase aja toodangu suhtes subjektiivsetel põhjustel, süüdistades seda sageli woke olemises. Assassin's Creed'i franchise oli oma algusaegadest alates tugevalt mitmekesistunud, keskendudes renessansajastu Euroopale ning tuues esile peategelasi erinevatest rassidest ja sugudest. Star Wars Outlaws oli naispeaosaline, samal ajal kui Skull and Bones võimaldas kasutajatel oma piraadist peategelast kohandada ning pakkus mitmekesist kõrvaltegelaste koosseisu. Mõned fännid tundsid, et see püüab meeldida publikule, kes tõenäoliselt videomänge ei mängi ning et algseid fänne ignoreeritakse. Tegelikkus oli aga hoopis teistsugune. Arenduses on olemas mõiste minimaalne elujõuline toode, mis tähendab sisuliselt piisavalt hea. Ettevõtted lasevad välja pooliku toote, mis on piisavalt huvi tekitamiseks ja lasevad siis fännidel öelda, mis valesti oli. Need beta-versioonid kas parandatakse ja lastakse välja uuendatud mudelitena koos uute funktsioonidega või võetakse tagasiside arvesse järjeosas, mida stuudio saab fännidele täishinnaga müüa. Ühel või teisel moel võidavad stuudiod alati. Fännid, kes saavad ebatäiusliku toote, jäävad tavaliselt kaotajaks. See võibki nüüd olla Ubisofti tegutsemisviis. Lastakse välja lõpetamata kood, et rahaline elutugi püsiks. Aga kust see raha tuleb? Esmapilgul ei tundu see loogiline. Lõppude lõpuks, kes tahaks välja anda mänge, mis ei paku rahuldavat kogemust? See võib küll alguses natuke raha sisse tuua, kuid tõenäoliselt võõrandab see enamiku tavamängijatest, muutes tulevikus neile mängude müümise raskemaks. Lühiajaline kasu ja pikaajaline kahju on turunduses väga harva hea panus.
See strateegia näib aja jooksul tõukavat Ubisofti veelgi suuremasse võlga ning muudab ettevõttel oma vara üle kontrolli hoidmise raskemaks. Välja arvatud see, et uued mängijad ei pruugi enam olla sihtgrupp. Üks olulisemaid näitajaid mängutööstuses on mängijate korduvkulutus. See on näitaja, mis mõõdab, kui palju raha on mängijad valmis mängu peale kulutama pärast esmast ostu. 1990ndatel ja 2000ndate alguses ostsid sa tervikliku mängu ja sellega asi piirduski. Aga kui mängusüsteemid ühendati internetiga, sai võimalikuks luua terve mängusisese mikrotehingute majandus. Mäng ei olnud enam lihtsalt üksiktoode, vaid sinu pass erinevate võimaluste võrgustikku. Ajad, mil mängud olid lihtsad ja selge, alguse, keskpaiga ning lõpuga on möödas. Tere tulemast teenusmängude maailma, kus uuendused on pidevad ja lõbu ei lõpe kunagi ja ka maksed ei lõpe. Kui stuudio suudab mänguri selles formaadis sõltuvusse saada, on neil eluaegne klient. See võib kompenseerida kümnete teiste ostjate kaotuse. Ubisoft on saanud üheks selle mudeli suurimaks järgijaks, mis on paljudele fännidele pettumuseks. Aga seni, kuni see end ära tasub, jätkavad nad samamoodi. Ubisoft on selle mudeliga saavutanud tohutut edu, kuna mängijate korduvad kulutused moodustab tavaliselt keskmiselt 43% kogu aastasest tulust. Kui kõrvaldada suured mängude väljalasked, mis avaldavad kasumile ebaproportsionaalset mõju, võib see kvartalis ületada isegi 50%. See on palju raha selle eest, et tehakse vähe muud, kui müüakse uusi kostüüme ja käivitatakse uusi PvP lahinguhooaegu. Ja kui tuleb vähem vaeva näha kui varem, on vaja ka vähem andekaid inimesi. Viimastel aastatel on Ubisoftist lahkunud palju kesktaseme programmeerijaid, kelle asemel on meeskonda toodud kaasatusele orienteeritud algoritmid, mis keskenduvad järgmise kuuma kollektsioneeritava eseme loomisele. See on hea äri, aga kas see on pikaajaliselt jätkusuutlik? Mitte ettevõtte jaoks, mis on nii sügavas võlas nagu Ubisoft. Nad vajavad midagi suuremat ja võib-olla on nad selle sinu arvelt leidnud. Uue Assassin's Creed'i mängu väljakuulutamine on just selline asi, mis võiks inimesed Ubisofti vastu taas huvi tundma panna. See mänguseeria on endiselt Ubisofti kroonijuveel ja viimane osa ilmus 2023 aastal. Nii et kui Assassin's Creed Jade lekis 2022 aastal, tekitas see parajalt elevust. See pidi toimuma Queen'i dünastia ajal 3. sajandil e-kristunel ning esmakordselt oleks mängus olnud kohandatav peategelane. Kuid kulisside taga liikusid kuulujutud probleemidest ja peagi osutusid need tõeks. Tegelikult polnud see üldse Assassin's Creed. Esiteks pidi mäng ilmuma ainult Androidile ja iOS-ile. See tähendab tavaliselt piiratud mängitavust ja suuremat keskendumist tasemepõhisele mängule ühe loo asemel. See on koht, kus mikrotehingud vohavad, nagu teab igaüks, kes on kunagi mänginud 3 kokkusobitamise mängu. Kuid lisaks sellele tekitas ühe maailma suurima videomänguseeria liikumine mobiilile muret veel ühe mobiilimängude nuhtluse pärast. Tere tulemast algoritmi maailma, kus sina oled toode. Assassin's Creed Jade ei ole Ubisofti toodang. See on allhanke korras antud Tencentile ning mobiilse rollimängu eest vastutab nende mobiilimängude haru Level Infinite. Mäng on loodud tasuta mängitavana ning tegeliku mängukäigu kohta on vähe teada peale mõne ahvatleva treileri, mis vihjab pingelistele lahingutele. Äga mobiilimängude kogenud mängijad teavad, mida oodata. Lõputu hulk tasemeid, kus alati saab osta uut varustust ja funktsioone. Paljud fännid kardavad, et nende lemmikmänguseeria muudetakse Hero Warsi koopiaks, kui see üldse kunagi välja tuleb muidugi. Kui mängu pole ametlikult tüvistatud, on seda alates 2022 aastast tabanud suured viivitused ning uudised selle arenduse kohta on muutunud väga harvaks. On võimalik, et Ubisofti eelarvekriis viis selle tühistamiseni. Samuti on võimalik, et Tencent aitab valemit lihvida, kasutades oma kogemusi mängijate käitumise ja kaasatuse osas, et muuta mängu raskemini käest pandavaks. Ja kui see töötab, võib see olla see, milline Assassin's Creed edaspidi välja näeb ja võib olla kogu videomängundus. Ubisoft on sisuliselt andnud oma kõige väärtuslikuma frantsiisi üle ettevõttele, mis võib ühel päeval olla nende konkurent, kuid Tencent võib jahtida midagi veel väärtuslikumat kui sinu raha. Üks olulisemaid omandamisi, mille Ubisoft on viimastel aastatel teinud, ei jõudnudki üldse uudistesse. 2018. aastal tegi mängufirma Ubisoft pakkumise Hollandi serverimajutusettevõttele i3D, mis haldab üle maailma rohkem kui 10 000 serveri peamiselt mängutööstuses. See tähendab, et neil on üle 840 miljoni aktiivse mängija, kusjuures see arv varieerub serveriti oluliselt. Ettevõte pakub olulist infrastruktuuri nii Ubisoftile kui ka konkurentidele. Nende omandamisega tagas Ubisoft, et saab tulevikus oma mitmikmängude jaoks serverite stabiilsuse kindlustada. Kuid see sama struktuur võib olla ahvatlev hoopis teisel põhjusel. i3D kasvas Ubisofti juhtimise all tohutult. Sisuliselt on loodud digitaalne panoptikon, tohutu võrgustik, kus peaaegu miljard mängijat mängib, suhtleb ja teeb regulaarselt mikrotehinguid internetis.
kui sa tahaksid koostada mängutööstuse profiili, siis see oleks sellele kõige lähemal. Enamikul tänapäeva mängudel on veebikomponent ning nende mängijad hõlmavad peaaegu kõiki ettekujutatavaid demograafilisi gruppe ja žanre. Tencenti jaoks võib see olla kõige väärtuslikum võimalik teave. Tencent on üks maailma edukamaid mängufirmasid tänu oma investeeringutele, kuid viimasel ajal on ta astunud ka agressiivsemaid samme, et saada ise teenusepakkujaks. Selle mobiilimängude tütarfirma on Hiinas väga edukas olnud, kuid Ameerika Ühendriikides on selle mõju olnud piiratud. Assassin's Creed Jade oli esimene samm selle muutmisel, kasutades populaarset kaubamärki, et tutvustada kasutajale Hiina mängu- ja meediataristut. Järgmine samm on anda neile juurdepääs kogu mängu panoptikonile. Kui Tencent saab kontrolli Ubisofti meediataristu üle, saavad nad otsepääsu maailma suurimate mängufirmade ja nende kõige turvalisemate andmete juurde. See on sisuliselt tagauks maailma populaarseimate mängude saladustesse. Tencent saab teada Ameerika mängijate mängumustreid. Kui nad teevad oma järgmise suure sammu Ameerika turule, saab sellest hindamatu tööriist, mis võib mängutööstust igaveseks muuta ja mitte heas mõttes. Miks peaks lääne mängufirma oma tuleviku kaalule panema ja lubama end muuta sisuliselt vaid välismaise andmekorje tööriistaks? Ubisoft on mängumaailmas endiselt haruldus, suur mängufirma, mida juhib endiselt perekond, kes selle asutas. Seda pole neelanud mõni suurem mängufirma, mis oleks nad muutnud vaid väikseks kaubamärgiks. Kui tekkis vaenulise ülevõtmise oht, olid Guillemot valmis maksma ükskõik mida, et seda vältida. See oligi nende jaoks kulukas. Asutaja perekonnal oli üks prioriteet – vältida oma enda firmast väljatõrjumist. Kui Vivendi oli valmis tegutsema, arvas ettevõte, et tehing Tencentiga on seda väärt. Kuid see võis olla lühiajaline võit pikaajalise kahju hinnaga, sest Ubisoft, mis oli juba niigi suurtes võlgades, pani oma tuleviku kaalule, et säilitada kontrolli ettevõtte üle. Nüüd võivad need tagajärjed hakata ilmnema. Ubisoft pole kunagi olnud nagu teised mängufirmad ja see võibki neile saatuslikuks saada. Ubisoft on end sidunud Tencentiga. Kumbki ettevõte ei saa end teisest lihtsalt lahti siduda. See sobib hästi Tencentile, kellel on raha küllaga ja kes on palju investeerinud sellistesse ettevõtetesse nagu Ubisoft. Aga Ubisofti jaoks on see tähendanud osa iseseisvuse loovutamist ja nüüd on neil vähem mõjujõudu. Nad on endiselt tugevalt võlgades ja seisavad silmitsi pankrotiohuga, kui nende mänguäri ei parane. Kui nad oleks sunnitud müüma, oleks neil ainult üks võimalik ostja, Tencent, kes ootab oma võimalust. Lõks on seatud ja Ubisofti väljavaated on süngevõitu. Milline näeb välja Ubisofti tulevik? Tõenäoliselt lähevad Ubisofti võlaprobleemid ainult hullemaks, kuna nende mängude väljalaskegraafik aeglustub. Alates sellest, kui Star Wars Outlaws ilmus 2024 aastal, on enamik nende väljalaskeid olnud ettevõttesiseselt arendatud mängud. Suured pealkirjad, nagu Just Dance, valmivad täielikult ettevõttesiseselt, samuti ka Monopoly ja mobiilimängud. Assassin's Creed'i ja Tom Clancy seeria uued väljalasked pole toonud enam sellist mõju nagu varem ning tõenäoliselt peavad nad oma finantsprobleemide tõttu rohkem aktsiaid müüma. Kui Tencent saab rohkem aktsiaid ja Ubisofti aktsiahind jätkab langemist, on parim finantsiline võimalus ettevõtte börsilt ära viia, mis muudaks Tencenti jaoks kontrolli jätkamise lihtsamaks, võimaldades neil lõpuks saada enamusosaluse või ettevõtte täielikult ära osta. Kõik frantsiisid, sealhulgas Assassin's Creed, kuuluksid Tencentile koos 300 miljoni kasutajabaasiga. Neil oleks ka täielik ligipääs i3D'le kuuluvatele serveritele. Nad saaksid kohe üheks suurimaks tegijaks kogu mänguturul ja on valmis sellest täielikult kasu lõikama. Hiina mänguturg on seda oodanud. Tencent on selles sektoris aastaid samme astunud, kuid seni on nad saanud osalusi vaid juba olemasolevates võimsates ettevõtetes. Siiski on Ubisofti otsus jääda iseseisvaks saavutanud vastupidise tulemuse. Ettevõttest on saanud kõige ahvatlevam võimalik sihtmärk. Tõenäoliselt võtab Tencent ohjad enda kätte, muudab selle konsoolimängude suurtegijast ainult mobiilimängude kaubamärgiks ning viib lõpule mängutööstuse võimu dramaatilise nihke idast läände. Ja kui see õnnestub, vaatavad nad tõenäoliselt juba ette, et näha, kes on järgmine. Ubisoft ei ole ainus mängufirma, mis on tõsistes raskustes. Üks selle valdkonna suurimaid nimesid seisab silmitsi omaenda probleemidega. Vaata 50 miljoni dollari töötajat saa teada, miks Electronic Arts on läbi või vaata hoopis seda videot.